Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Restart. Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis. Tere kena pärastlõunat, on laupäev 15. september ja Restardi saade on taas eetris Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa juhtimisel. Ja meil on külaline, kelleks on Nordica nimelise lennufirma turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. Tere! Tere! Taavi, ma pean ütlema, annan kogu selle au sulle, et juba hooaja esimeses saates see oli üks sinu ideid, et teeme lennundusest saate ja kutsume Toomas Uibo rääkima. No tegelikult olid sa ise oled süüdi. Ma olin nõus. Sina viskasid selle kinda, ütlesid, et tehnoloogist mitte mingit tolku ei ole, tehnoloogia üldse ei arene, nuppudega telefoni asemel tuli iPhone, aga nüüd iPhone'i asemel midagi ägedamat enam ei tule, et kas sellest tehnoloogist üldse mingit tolku on. Ja mina olin jälle ühe lennu pealt tulnud ja mõtlesin, et issand jumal, et kui üks asi, mida tehnoloogia on muutunud, mitte ainult seda, mis moodi me reisime, vaid ka neid harjumisi, kuidas me reisime või kuidas me puhkame üldse ja nii edasi, et see kõik on tänu sellele, et tehnoloogia on muutnud lennundust, et hakkame sellest pihta, et võtame ühe sektori siis väiksemateks tükkideks ja vaatame, mis kohti ta mõjutanud on. Ja sellepärast oligi, et kõige parem on, võtame Toomas Uibo ja hakkame rääkima sellest. Aga mõtlen, et enne kui me rääkima hakkame ja enne kui me läheme üldse nagu mingite nii-öelda tarkvaraliste süsteemide elementide juurde, räägime korra riistvarast. Et Garri Kasparov on seda öelnud, et maailm seisab. Et maailm seisab viimased 30 aastat, lend Londonist New Yorki jätkuvalt võtab 7 tundi, et vahepeal võttis 3 tundi, kui oli Concordid, aga need võeti 2000 midagi maha ja nüüd me oleme jätkuvalt ikkagi samas seisus, ehk siis kiiruse mõttes midagi nagu juurde ei ole tulnud. Et sina lendad ka iseenesest, mitte küll nende suurte jurakatega, aga hobilendurina, et jaa, et ma olen põhimõtteliselt nõus jah, et ega riistvara on selles mõttes mõnes mõttes ikkagi seisma jäänud, aga nii palju kui mina tean, siis neid plaane loomulikult on, et eks aega hakkab järjest rohkem maksma inimestele ja ilmselt see nõudlus sellisele kiirusele on endiselt nagu suur. Ütleme, kui Concordist rääkida, siis eks ta baseerus ju sisuliselt 50. 60. aastate teadmistele, et tegelikult võiks aeg olla küll sealmaal, et midagi veel vingemat nagu välja mõelda ja ma usun, et me sinna jõuame ka, aga mis puudutab nüüd nagu seda muud osa, siis eks reisija jaoks on ikkagi väga palju ju muutunud, et jah, küll riistvara iseenesest läheb ju ökonoomsemaks ja ta on mõneti ka selle tõttu nagu piletihinda vist mõjutanud, aga jah, et mingid muutused kindlasti on, aga riistvara osas kindlasti väiksemad, jah. Kütusekulu oleme kindlasti alla saanud, turvalisus oleme kindlasti üles saanud, eks ole. Tõenäoliselt oleme lennukid saanud ka vaiksemaks, kuigi ma 60. lennukitega kahjuks lennanud ei ole, aga ma usun, et nad on vaiksemad, kui nad olid vanad. Jah, nii see on, et ja ütleme, kogu see lennundusturg on ikkagi nagu väga palju muutunud, see, mis ta oli nagu 30 aastat tagasi, et võttes kas või pileti hinna või kogu selle reeglistiku, siis see on nagu öö ja päev, et Lähme sinna veel lähema, korra veel istun veel riistvara juures, ehk siis mul on üks ma ei tea, see on konspiratsiooniteooria või moodi seda nimetama, eks, et oma elus olles väga lähedalt töötanud koos telekomidega, sa näed seda, mismoodi ettevõte teeb investeeringu, ma ei tea, ehitab üleriigilise mobiilivõrgu näiteks ja siis ta peab selle investeeringu tagasi tootma, ehk siis isegi kui on olemas mingi uus tehnoloogia, ta ei tee seda jätkuvalt teiste investeeringut sinna peale, sellepärast esimene investeering ei ole veel nii-öelda piisavalt raha sisse toonud, eks. Ja siis sa hoiad seda nagu pigem nagu kehvemat teenust kas või sellepärast raha tagasi teenida. Et sa ise, kui su konkurents otseselt ei suru, et siis sa ise ei torma nagu pakkuma alati kõige paremat teenust. Aga surub ikkagi. Ei, vaata nüüd surub. Vaata küsimus ongi see, et kui seda ei tekitata, mõtlen, et mina, kes ma praegu möllan Indias on ju, seal oli veel 3 aastat tagasi situatsioon, kus kõne vastamise eest pidi ka maksma, sest konkurendid olid omavahel kokku leppinud, et me teeme selle turuga nüüd niimoodi.
ja selleks, et nagu ja ütleme, et tavainimene endale mobiilset datat lubada ei saanud, liiga kallis on mõtet. Nii, ja siis tuli üks vend, tegi täiesti pea peale kõik on ju, mis tõttu kõik vanad tegijad pidid oma investeeringud korstnasse kirjutama ja hakkama kähku investeerima uutesse tehnoloogiatesse. Ja mõnes mõttes sama hirmu me nägime siin ka ju Teslaga on ju, et kui on bensiiniautod on ju, et järsku tuleb üks, kes ütleb, et ei, elekter on tulevik, tükk aega naerdi, mitu aastat naerdi on ju, ja siis ühel hetkel enam ei naerdi, et see on jumal, et nüüd kui sa elektriautot ei tee, siis tõenäoliselt oled varsti turult väljas on ju. Ehk siis mu küsimus ongi pigem nagu see, et on räägitud ka sellest ju, et lennukid saavad endale elektrimootorid ja ma isegi olen näinud mingid Airbusi mingi kavandeid, kus sul on põhimõtteliselt siuke umbes nagu need on need B-52, mis on need stealth-lennukid, kus on väga laia tiivapinnaga on ju, kus peal on tegelikult päiksepatarei on ju, et kui kaugel me sellest ikkagi oleme, et kas siin ei ole mitte täpselt sama lugu, et nendesse mudelitesse on investeeritud, need mudelid on välja töötatud ja nüüd me peamegi põhimõtteliselt on nagu ma ei tea, Airbus ja Boeing on kokku leppinud, kuna nad on kaks suurimat tegijat on ju, et me peame nüüd veel nagu vähemalt 10 aastat nende vanade mudelitega laskma, sest muidu me ei saa neid kunagi tehtud investeeringuid ei saa nagu tagasi. Et kas see ei või olla pidur praegu? Ma arvan, et see on täitsa loogiline ja sellisele ärilisele mõtlemisele, et kui sa ikkagi nagu sinu nii-öelda aktsionärid tahavad seda pandud raha ju tagasi teenida, et kui sa tuled nagu uute plaanidega ja ulmeliste plaanidega, siis nad küsivad, et kus minu see investeeritud raha on, see on täiesti loomulik. Et ma arvan, et kindlasti see on üks osa sellest pidurist, et loomulikult see, ütleme, katsetusi väikelennunduses juba elektrimootoritega tehakse, aga jah, et selles mõttes lennundus areneb kindlasti oluliselt aeglasemalt, et siin on kindlasti üks faktor selles turvalisuses, et nagu me teame, siis lennukiga lendamine peale siis liftisõitu on üks kõige turvalisemaid transpordiviise, et seal on nagu need muutused, need kardinaalsed muutused nagu väga, väga aeglased tulema. Et see on ka kindlasti üks põhjus, lisaks sellele, et raha tuleb tagasi teenida. 10 aasta jooksul me siin superlennukeid ei näe. Ma arvan, et 10 aasta jooksul veel ei näe. Me näeme võib-olla üksikuid mudeleid, mingid prototüüpe kuskil lendamas, aga kindlasti ma ei usu, et ärilisse lennundusse tuleb 10 aasta jooksul elektrilennuk. Okei, lähme siit sammu edasi, lähme selle mõttes veel, et me ei lähe veel sinna piletite juurde, et lennukid me kiiremaks ei saa. Teine koht, kus on suur kokkuhoiu koht, on tegelikult pilooditasud, ehk siis nii-öelda ise lendavad lennukid või autonoomsed, nagu autonoomsed autod on et ise lendab. Ja ma saan aru, et Dubai juba katsetab ka mingid droone, mingid videod on nähtud, samas teades Araabia maid, seal on alati pealt kullakarvaline ja sees on suhteliselt mäda. Ei, aga sõjaväedroonid ju lendavad ammu. Ei, mõtlen sellised, kus on inimesed sees ikka. Jaa, lihtsalt küsimus on julguses, et ega selle tuumaraketi asemele võib panna ka inimesed sinna sisse. Lennukil põhimõtteliselt vahet ei ole, ma arvan. Et see tehnoloogia on ju tegelikult olemas, siin enam ei ole vaja selles mõttes nuputada, et tõepoolest sõjavägi ammu kasutab mehitamata õhusõidukeid ja need on päris suured masinad, mitte enam sellised droonisarnased. Aga jah, eks see on, ma ei tea, kas sa istuksid lennukisse, kus ei ole ühtegi pilooti täna? See on muide, see on üks hästi kihvt küsimus, kui ma tohin veits raisata teie aega. Lift nii-öelda igapäeva hoonestusse leiutati või võeti kasutusse 19. sajandi keskel, 1860 või sellist. Ja 100 aastat olid kõik liftid operaatoritega. Ehk siis oli see inimene, kes istus liftis sees ja siis tõmbas seda kangi, nuppe toona ei olnud, aga liigutas kangi, avas uksi ja sulges uksi. Ja miks see niimoodi oligi seesama, et seesama küsimus, kas sina julgeksid astuda lifti, kus ei ole operaatorit? Ja tollel ajal kõik inimesed, ei, mina ei julgeks astuda. Ja ei astunudki, kuni siis aastal 1945 toimus liftitöötajate streik, mille tõttu siis New Yorgis kõik nende pilvelõhkujate inimesed siis panid jala nagu meil reppa. Ja siis tehti olulised uuendused liftidesse, liftidesse paigaldati peeglid, suurendati valgust ja muusika. Ja tehti reklaam, kus väiksed lapsed kasutavad lifte, et näitamaks, et näed, et väike laps saab ka hakkama, et mis siis sul viga on. Aga mõtlen, küsimus oli täpselt samasugune tollel hetkel, täpselt sama küsimus oli, kas sina astuksid lifti, kus ei ole juhti? Ja täna me mõtleme, et muidugi.
ehk siis kui sa küsid uuesti, et kas ma astuksin nagu ütleme ilma meeskonnata lennukisse, no ma ei tea, ma olen lugenud mingeid lugusid, et päris tihti on olnud ka sükest asja, kus lennuk maandub ja piloodid vaatavad üksteisele otsa, et ka sina maandasid lennuki. Jah, sest kui me vaatame nii-öelda õnnetuste statistikat, siis tegelikult vaata lennunduse algaegadel oli nii-öelda raud oli nõrk ja mees oli tugev. Tänapäeval on vastupidi, et raud on tugev, aga inimlik faktor on see, mille pärast need enamus lennuõnnetusi juhtuvad. Ehk me liigume ikkagi sinna poole, et tehnoloogia võtab järjest rohkem nagu üle, aga et nüüd päris füüsiliselt see piloot sealt kabiinist lahkus, ma arvan, et me oma eluajal näeme seda, aga ma arvan, et see ei ole veel nii lähedal. Samas lennundus on selles mõttes huvitav, et vaata, meil on maantee peal on autonoomsete autodega, meil on nagu meeletu probleem. Meil on see probleem, et ikkagi neid hetkesituatsioonist tulenevaid ettearvamatud olukordi on tegelikult rohkem kui sa mõtled, et 11 kilomeetri kõrgusel kits ei jookse teele. Ja sul on kindlad koridorid, on ju, jah, sul on ilm muidugi, mis mängib suuremat rolli, maandumine on keerulisem ja nii edasi, on ju, aga et sul on nagu nii-öelda, see mäng käib nagu ütleme raudteel või sa oled nagu koridoris kogu aeg ja sa oled selles mõttes nagu kaitstud, et jah, sa ei pea arvestama sellega, et linnuparv võib tulla tõusul, on ju, aga et kits nüüd küll tee peale ei jookse, on ju, või märgistus ei kao ära koha peal kuskilt. Ma arvan, et seal on üks asi veel, et just oli meil ju selle Ameerika terrorirünnakute aastapäev, eks ole, 11. september ja ma arvan, et küsimus on ka paljuski selles, et milline on selle side turvalisus, mida sa selle drooniga ise lendava lennukiga pead või et kui palju ta teeb neid otsuseid tänu sellele, et tal on maa peal kas mingi arvutusvõimsus või mingisugune side maaga või kui palju ta saab neid ise teha, eks ole. Et täna põhimõtteliselt võib ka teatava, ma kujutan ette, et mingid väga head nupumehed võivad minna eBaysse või mingisse muusse kohta, eks ole, osta mõned jubinad, tinutada need kokku ja enam-vähem olla nii kaugel, et võivad sidet segada. Aga neil ei ole suhteliselt mõtet seda teha, kui seal üleval istub 2 koolitatud meest, kes sellest hoolimata siiski tooksid lennuki maale. Nüüd ühel hetkel, kui seal neid mehi enam ei ole, eks ole, ja me selle side maha võtame, mis siis saab? Et konfliktialadel me ju teame tegelikult seda, kuidas seda sidet maha võetakse ka ise lenduvate lennukite jaoks, need tehakse nad pimedaks. Nii et seal on teatud sellised küsimused, mis tuleb, ma arvan, veel ära lahendada peale selle, et kas lennuk oskab ise lennata. Et see nüüd 2 punkti vahel kulgemine iseenesest on ju lihtne, aga küsimus on just nimelt nendes eriolukordades, kus tuleb mõelda, seal tuleb nagu selline loogiline mõtlemine lihtsalt, et mida nüüd selles olukorras teha ja neid olukordi on nagu äärmiselt palju ja erinevate siis meetmete vahel tuleb valida, et seda täna oskab ikkagi inimaju kõige paremini teha. Ehk siis nagu esimest plokki kokku võttes me teame seda, et 10 aasta jooksul ei tule superjette veel, mis ülikiiresti. No minu arvates. Ei, meil on nagu meist 3 tuleb. Ei, muide elekter, ma just tutvusin arvutustega. Suurte reisilennukite puhul elekter tänaste akutehnoloogide juures lihtsalt does not compute. Arvutused ei klapi, ei saa teha. Selge, nii, seda ka ei tule. Ise lendama ka ei hakka, sellepärast, et piisavalt seifiks seda teha. Nii, ehk siis riistorega on tuuga ja lähme järgmises plokis edasi sellega, et lähme sisukallale. Restart! Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis. Restart jätkub, me räägime täna lennundusest, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa juhivad saadet ja Toomas Uibo on külas ja esimeses osas jõudsime järeldusele, et selliste valgete silindritega, nagu me praegu lendame edasi-tagasi, lendame me ülitõenäoliselt ka järgmise 10 aasta jooksul, aga võib-olla ka veel kaugemas tulevikus, et seda vormilist muutust seal mingit väga suurt ilmselt oodata ei ole, mis tõenäoliselt tähendab, et see tuleb kähku. Jah, aga sisu on muutunud, ehk siis sina oled selles maailmas olnud juba ikkagi 20 aastat, eks, et lähme korraks tagasi, et kui me räägime lennundusest, ma ei tea, enne teist maailmasõda, see oli üksikute rikkurite luksus. Lend Londonist Austraaliasse võttis 7 päeva. Just oli väga ohtlik. Palju see maksis üldse? No see maksis ikkagi tavainimesele varanduse, et tegelikult samalaadne selline suhe lennupileti ja inimeste keskmiste sissetulekute vahel ikkagi püsis, ma võiks öelda, 70 lõpuni. Et see oli ikkagi luksuskaup ja miks ta luksuskaup oli,
No me peame, kui me lennundusest räägime ja nii-öelda revolutsioonidest lennunduses, me peame alati vaatama Ameerika Ühendriikide peale, sest seal toimuvad võrreldes Euroopaga umbes 10 aastat need asjad nagu enne ära. Ja mis oligi 70. lõpus, siis toimus nii-öelda revolutsioon lennunduses, kuna lennufirmad kuna regulatsioone oli väga palju, valitsuse poolt oli antud välja sisuliselt seadused, umbes kui palju võib lennukipilet üldse maksta, näiteks New York, Los Angeles, seal oli kindel fiks tasu, see oli valitsuse poolt kinnitatud, mingi $1200 umbes, et sa ei võinudki isegi müüa mitte alla selle ja puudus selline loomulik konkurents, ja mis hoidiski seda pileti hinda nii kõrgel. Et täna on võimalik seal lennata vast nii ütleme alla $300, eks ole, lennu, et leida. Et mis toimus, oligi see, et kaotati sellised regulatsioonid, et see liberaalne selline majandusruum tekkis ka lennundusse, et enam ei antud sellised teatud lennufirmadele mingid liinilubasid, vaid see turg läks vabaks. Ja see turg läks vabaks ja loomulikult mõjutas otseselt ka lennupileti hinda, et kui viimase 30 aasta jooksul on lennupileti hind langenud keskmiselt, no kui me võtame globaalses mõttes, siis üle 50%. Et jah. Aga kas me saame teha ühe arvutuse, et kuulda oleks vähe huvitavam. Et võtame ühe lennuki ja võtame ühe liini. Mis praegu Nordica kõige kasumlikum liin on üldse? No eks need sellised business-liinid on siin, ütleme, Stockholm ja Brüssel ja Viinid ja niisugused, kus on hästi palju Eesti inimestel käib. Võtame Stockholmi liini. See lennuk, mis meil lendab sinna läheb ATR propelleritega. Jah, läheb nii ATR kui ka Jet. Nii, seal on palju kohti? Kuskil 70 kuni siis 90. Okei, sa meil ei saa muidugi öelda vist seda, et kui palju selle liini ühe otsa nagu oma hind on, aga seda ma ei saa öelda. Jah, aga mõtlengi, et kuskil ütleme, minule hästi Nordica meeldib ja mina sellest kriitikast aru ei saa, kui inimesed ütlevad, et Nordica ei kõlba kuskile, sellepärast, et ma tõesti lendan palju, mina lendan üle 80 lennu aastas, et ja selgelt minu kogemustes on SAS kõige ebakindlam partner üldse, aga tulles tagasi, et ma ikkagi mõnikord vaatad, tuleb ka Stockholmist tagasi, lennukis on 5-6 inimest, see ei saa olla nagu tasuv, eks, et sa võid nii palju meile öelda, et selleks, et see konkreetne liin, konkreetne lend ära tasuks, et kas umbes pool peab vähemalt täis olema või ütleme 3/4, kus see kuhu maani täna on surunud see sama konkurents on oma pileti hinnaga ja nii edasi, et kust maad see liin ära tasub veel? Noh, eks ta seal 60-70% juures on see keskmine täituvus, aga nüüd me räägimegi keskmisest täituvust, eks ole, et kindlasti on igal liinil ka on selliseid vähese nõudlusega väljumisi, aga kui näiteks meil esmaspäeva hommikul on lennuk täis, on vaja inimesed viia Stockholmi, siis see esmaspäeva hommikul või ütleme teisipäeva hommikul Stockholmist on väga raske saada vastu inimesi Tallinnasse. Aga samas on see ju väga oluline viia inimesed siis Stockholmi. Et ehk sa ei arvuta kunagi niimoodi, et sul peavad mõlemad otsad nagu täis olema, aga loomulikult sa mõõdad seda keskmist täituvust, et see on oluline. See, et on ühel lennul seal 5 inimest peal, seda juhtub kõikidel lennufirmadel, ega see ei ole, Tallinn on selles mõttes, võib-olla Frankfurdi ja ma ei tea, Müncheni vahel on seda vähem kindlasti on ju, aga kuna meie juurde nii-öelda teisipäeva hommikul Stockholmist väga ei tulda, siis nii ta on paraku, jah. Ja ma olen lennanud ka siit, just lendasime suvel Hispaaniasse. Hispaanias oli kuuma laine lennukis Ryanairiga. Lennukis oli nii palju ruumi, et me magasime üle nende 16 ridade, mitte mingit probleemi olnud. Et seda tõesti, jah. See on vist, ma arvan, et sa pead arvestama sellega. Teistpidi sul on ju küsimus, et kui sa selle paned siit lennuki inimesi täis, on ju lendad Stockholmi, tuleb välja, et seal keegi nagu ei oota eriti. mis sa teed siis? Sa ei saa oodata ju 6 päeva. Sa pead kuhugi selle lennuki saatma. Aga mõtlengi, et kui me võtame selle, et see pileti hind on täna kukkunud ikkagi väga alla ja sinu Ryanairi näitel see pileti hind tihti on seal 40-50 euro juures on ja vahepeale kuhu sa lendad on ja
et ikkagi seesama, et see kogu see ahel on niivõrd nagu ära optimeeritud alates piletimüügist, ehk siis nii-öelda piletimüügile tehtavad kulutused, sul ei ole enam nagu kuskil mingit inimest ei istu, kes müüb putkast piletid nagu vanasti, on ju, et okei, selle kulu hoidsime kokku, on ju, et inimene tuleb, teeb ise check-in'i, võetakse ainult pagas vastu ja seda võetakse ka ainult ekstra raha eest, on ju, et noh, ühesõnaga see asi on kuidagi nagu noh. Jaa, ma mõtlesingi, et teeks väikse küsitluses, et kes arvab, et lennupiletid on täna hästi lihtne osta, sellise hea hinnaga lennupiletid, hästi lihtne? No ei, ma just eile ostsin, ma pean ütlema, ja ostsin hea hinnaga. Kas oli lihtne leida seda? No selles mõttes, ma läksin Ryanairi kodukale ja vaatasin, et mis maksavad ja no siis selgus, et nagu hind oli seal, nagu Taavi ütles. Aga selles mõttes ei olnud lihtne, sellepärast, et seal ei olnud osa hinda. Sest siis hakkas selguma, et sa tahad lennukasse ka saada või? Ja tahaks lennukasse saada. Siis tahad istuda ka kuhugi ja tahan istuda. Pärast tahad minna maha ka minna, jälle maksa juurde. Kui meil siin nõukogude ajal oli vist Tallinnas 3 kohta, kus lennupiletid sai osta, oli eks ole terminalis, siis oli Võiduväljakul ja siis oli vist Mustamäe ja Õismäe vahel ka üks kontor, Aerofloti kontor siis. Et oli nagu selles mõttes nagu lihtne, et sa teadsid, kus see protsess käib, on ja sa läksid sinna kontorisse, sul kirjutati ka käsitsi see pilet välja, sul oli seal näpus. Ja sa teadsid, et sul on see lend, sul on see pagas, kõik asjad on sees, et täna on see lennupilet ju nii-öelda fragmenteeritud, eks ole, paljudel. Ehk et viiaksegi, nagu sa ütlesid, on ju, et ostan pileti, aga nüüd tahaks nagu lennukile ka saada kas või selle väikese õlakotikesega. Asi on juba läinud nii kaugele, et lennufirmad nõuavad ka sellise, ma ei tea, ridiküli eest juba raha, on ju. Et noh, ühest küljest jah, kliendil on rohkem võimalusi, aga see, ütleme niimoodi, et keskmisele reisile teeb see asja ikka nagu äärmiselt keeruliseks. Ma tegin eile õhtu näiteks ühe eksperimendi, läksin ka Momondosse, mis ei ole küll piletimüüja, aga ta on selline meta-search on ju. Ja võtsin Nordica kodulehelt Tallinn lennu kuu aega ette, sain 146 eurot, läksin Momondosse, esimene hind, mis mulle pakuti, oli 135. Ahaa, 9 eurot kohe. 9 eurot odavam. Ei, 11 arvutime otse. 11, jah. ja siis ma hakkasin seda protsessi läbi tegema, ma ei ütle, kes see teenusepakkuja seal oli, aga ja siis jõudsin sinna, et pagasi eest tuleb maksta juurde 71 eurot. Nüüd Nordica selles hinnas 146 on see pagas sees. Et reisija jaoks on nagu tehtud see äärmiselt keeruliseks ja inimesed nagu väga raske, kõigid lennufirmad on eraldi reeglid ja et selles mõttes on nagu... Mul sul on markantsem näide. Ma ostsin täna piletid, 2-päevane reis, tööasjus, pean käima ära Dubais. Ja laupäeva õhtul või laupäeval nagu väljasõit ja esmaspäeva õhtul tagasi, eks, et ja võimalikult lihtne lahendus palun. Kõige ma asin Momondosse kuupäevad sisse, enter parim pakkumine Finnair. Ja mitte Finnair enda poolt, vaid Läti reisivahetusbüroo poolt. Ja kuna ma teadsin, et mul ei ole vaja ei pagasit ega midagi muud ja Finnair on selline ettevõte, kes ei küsi, et vist nüüd on hakkan küsima ka, et astu istekoht ka, aga ütleme, et üldjuhul ei küsi seda istekohta, et siis saab kihpelt käpelt tehtud ja minu šokk toimus maksmise hetkel, ehk siis kui sa tahtsid maksta Mastercard-kaardiga, kus ei olnud Visa-kaarti ja minu corporate kaart, millega ma maksan, on Mastercard, siis selle Mastercardi teenustasu oli 5% lennupiletihinnast. Mis on raju, ühesõnaga, mis on tegelikult see, et ma nagu näitan sulle odavamat hinda, aga selle hinna vahe ma võtan välja sul selle krediitkaardi tasu eest pärast. Just nimelt, et see piletimüüja nagu šanss jõuda sinna Momondos esimeseks ongi see, et ta pakub nagu undercutib. Lennufirma ei anna temale odavamat hinda, ta võtab nii-öelda selle riski, et ta mõnel juhul isegi maksabki see 10 eurot nagu peale, et see reisija läheb, aga ta on seal esimeste seas. Et see on nagu hästi huvitav mehhanism, mis seal nagu toimub, see turuplats, et aga jah, reisijad paraku on see hinnastamine läbipaistmatumaks muutunud väga paljude lennufirmade ja ka müüjate
juures, aga noh, kui Nordicaga lennates on iga kord nagu see pagas sees, nii et kas või ostad selle kõige odavama kampaania hinna, sa tead, et sul on 23 kilo alati sees ja sul on, me püüamegi seda hoida nagu sellise muretu lennureisina, et sa ostad selle pileti ja sa tead, et sult rohkem raha ei küsita. Toomas, kas sa mäletad seda päeva või ma ei tea, võib-olla seda nädalat või seda kuud või seda aastat, et kuna see internet tuli lennundusse? Internet on jube palju muutnud, kogu see segadus, mis me siin praegu räägime, on interneti tekitatud, aga ka EasyJetid ja Ryanairid. No eks ta seal kuskil 90 keskel vast oli, jah, aga ütleme, see on läinud järjest segasemaks, ütleme reisija jaoks ja eks ta, noh, kogu see piletimüüks on ju sisuliselt e-kaubandus, eks ole, et ja e-kaubandus on niikuinii suhteliselt sassis ja reguleerimata veel endiselt, eks ole. No muidugi pileti ostmine on läinud nagu segasemaks, eks, aga pileti leidmine on kindlasti läinud nagu märgatavalt paremaks, et 10 aastat tagasi minul ainult ma võtsin telefonist, helistasin Estraveli kliendihaldurile, et need niisugused kohad, niisugused kellaajad, palun aidake, eks, ja tuli. Tänapäeval, noh, mul endal võib-olla lihtsalt tänu selle, et ma nii palju ise lendan, et mul on nii palju nagu kogemust, et noh, nii-öelda sa otsid seda optimumi, et noh, kas ma tulen üle Moskva tagasi, kas ma tulen üle Müncheni tagasi, on ju, et noh, muudus mõeldes ka seda, et mis on seal Münchenis, ma ei tea, lounge ja nii edasi, on ju, et need lisateenused, mis on nagu kaasnevad, on ju, et kus ma pean selle aega veetma, on ju, et ja seda optimeerimist ikkagi, noh, ütleme, noh, täna inimene suudab ise kõige paremini teha, on ju, ja selle koha pealt need Momondod ja Skyscannerid on ikkagi uskumatult head abid. Jaa, need on nii-öelda siis turuplatsid, kuhu kogutakse siis kõik see info kokku, et aga nüüd keerulisemaks läheb jah, see teenusepakkuja, kes seal siis nii-öelda väljas on, et kellelt sa nagu selle pileti lõpuks ostad. Ja noh, mis on veel problemaatilisem on see, et nendel tegelikult lasub ka kohustus kliendi ees, nad ei ole ainult raha vastuvõtjad. Aga samas on see teenus ka hinnastatud näiteks nii, et okei, noh, kui sa hakkad sealt ridade vahelt lugema, siis sa ostadki selle pileti selliselt, et näiteks tal puudub igasugune kohustus sinu eest hoolt kanda. Näiteks, kui sul läheb lend ära, siis ta ei teavita sind sellest. Ja siis on muidugi klient vihane lennufirma peale, et ta ei teavita, aga lennufirma ei tea tema reisi andmeid. Ehk siis, noh, see tekitab jälle omakorda sellist pinget ja frustratsiooni lennureisijate seas, et no miks see lennufirma siis mind ei teavita, aga kui meil ei ole andmeid, siis me ei saagi teavitada. Sinu seisukoht on see, et selle asemel, et kasutada mingeid noh, tickets.hu, mis iganes erinevaid portaalikesi, kõige mõistlikum on ikkagi osta lennufirma enda kodulehelt. Ma soovitaks seda küll, kindlasti on olemas ka ostja või müüjad, kes on tõesti käituvad väga korralikult ja hoolitsevad oma kliendi eest, et ma ei saa niimoodi ühe puuga lüüa, aga kindlasti varitseb seal hästi palju ohte. Et mis noh, paraku lõpuks tuleb kaarega nagu lennufirma peale, aga tegelikkuses see samane lennupileti müüja on kohustatud oma kliendi eest tegelikult hoolt kandma. Aga mõtlengi, et aga selles mõttes Momondod ja Skyscannerid on ikkagi kokkuvõttes aidanud, et nagu bookingiga, et kui hotell bookingust leitav ei ole, siis seda põhimõtteliselt hotelli pole olemas, teil ikka sama lugu, et täiesti nõus, et see on väga hea, et noh, mõtlengi, et see on selline elektrooniline turuplats, et sul on nagu ühe korraga kõik variandid nagu laual, et vali ainult. Hüva, me teeme siia pausi. Restart! Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis. Restart jätkub, meie saate viimane kolmandik on käes ja me räägime endiselt lennundusest. Me jõudsime sinna, et pileti hind on tänu optimeerimistele meeletult kukkunud ja tänu sellele ka, et lennufirma ise ei pea enam nii palju teenuseid ostma lennujaama käest, vaid inimesed teevad ise ära mingi portsu sellest teenindaja tööst, et noh, printides ise endale välja neid kohvri silte ja nii edasi, kus mul on kogu aeg mulje jäänud, et kuidas see saab üldse olla odavam, et see on täpselt sama palju tööd pärast nende kohvrite sinna sisse tõstmine, ülevaatamine, jändamine sellega, et aga no las ta olla. Ehk siis, et see kõik läheb rohkem nagu iseteeninduse peale ja hind läheb soodsamaks, mis tähendab seda, et ikkagi inimesed täna rohkem vaatavad seda, et kui on puhkus ja mul on valik, kas ma lähen Pärnusse või ma lähen Hispaaniasse,
sest lennupilet on ma ei tea, 50 eurot on ju Ryanairiga on ju. Hotell on 3-4 korda odavam. Hotell on odavam, toit on ka odavam on ju, päikest on rohkem on ju, et mis Pärnusse lähen on ju. Et andke kõik pärnakad andeks mulle, et väga suur Pärnu fänn, mina tulen. et sina, Toomas, oled seda kõike nagu lähemalt näinud, et sa näed, mismoodi see eestlane, jällegi majandussuurtusest tulime välja, on rikkamaks saanud ja nii edasi, et kuidas see inimene ikkagi oma tänast nagu käitumist on muutnud? Jaa, kindlasti on muutnud, et kas või see, et lennupileti hind on järjest rohkem nii-öelda kättesaadav järjest rohkematele inimestele, et see ei ole enam luksuskaup ja mis nagu, näiteks kui ma vaatan eelmist suve, kui meil oli suhteliselt halb suvi, meil sadas vihma kogu aeg, siis see oli nagu otsene mõjutaja, kuidas eestlase nii-öelda pileti ostul, et nii, me võtsime kohe pöidlad, et nüüd homme sajaks, kohe me nägime, et pileti müük nagu tõusis. Aga see suvi pekkis? See suvi, kusjuures nüüd on lihtsalt inimestel rohkem raha käes. jah, et need suveliinid on ikkagi nagu hästi müüvad, et eestlane jah, et suvel puhkab järjest rohkem nagu väljaspool, et see trend on kindlasti olemas. Aga vanasti nad käisid rohkem nagu Hurgadas ja Egiptuses on ju, mitte suve. Ma arvan, et kõik eestlased on seal vist korra või 2 ära. Jaa, aga nüüd enam ei lähe. Ja nüüd, kuna me ei lenda sinna, siis loodetavasti ei lähe, jah. Et aga me oleme jah siin pakkunud suhteliselt niisuguseid võib-olla ebatraditsioonilisi paiku, näiteks nagu Makedoonia ja Rumeenia ja need on nagu uskumatult hästi vastu võetud, et väga raske oli näiteks Makedooniasse see suvi üldse nagu piletit saada, et need müüdi suht kiiresti läbi, et jah, Eesti on ju kallis. Ma ei tea, Pariisi tänaval väike kohvikus mingi lõuna teha, ma arvan, et Kuressaares on natuke kallim, päriselt kohe. Ja ilman annata, hotellid on ka, Eesti hotellid on ülikallid. Et see on meie nagu väga suur probleem, kui me räägime sellest incoming trafficust, et saada nagu inimesi siia poole, et väga keeruline nagu sellist argumenti leida, et miks peaks nagu Saksa turist tulema Tallinnasse puhkama näiteks, kui siin on veel kallim ka, et eks see on suur probleem, jah. Tulin vist laupäeva hommikul Frankfurdist, küll Lufthansaga, aga lennuk oli paksult Saksa pensionäre täis, kes tõenäoliselt tulid siia kõik nagu puhkusele. Võib-olla nad tulid jooksma, jooksu. Ei, selle kepiga liikumise järgi me kindlasti jooksma ei tulnud. Ei, muidugi, kes see, jällegi ta on nagu season või kuidas öelda siis hooajaline ka, eks ole, et mingitel hetkedel on kindlasti rohkem neid reiseid, aga ütleme ruumi Eestisse tulekuks on kindlasti ka meie lennukites veel olemas, et aga mõtlengi, et Nordica tõesti kaheldamatult on ülioluline faktor Eesti majanduse arenguseks, et keegi ei vaidle seda, et ilma Nordicat oleks ikka palju raskem, et mina nägin neid aegu, kui näiteks Vilniuse lennuväli oli tühi selles mõttes, et kui sa mõtled, et seal oli jälle mingi Eesti Sõnumileht tegi küll jälle mingit võrdlust, kuidas nagu Vilniusest väljus vist, ma ei tea, 10 lendu rohkem päevas kui Tallinnast, aga jäeti arvestamata faktor, et vabandust, rahvaarv on 3 korda suurem, on ju, et suurema rahvaarvu juures sama arv lende, et päris piinlik tegelikult. Eks. Jah, see Vilniuse näide võiks olla meile väga hoiatav, et samas muidugi, täna on majanduses head ajad, tuleb siia järjest nii-öelda võõrfirmasid lendama ja mis on super hea, meil järjest rohkem nii-öelda avardub see maailm, aga see pidu nagu ei kesta ju kogu aeg, et mingil hetkel tuleb majanduses langus ja siis me näeme, kui need firmad siit kõik ära kaovad järgi mööda. Et selles mõttes on ka, me peame ka mõtlema siis, et see rahvusliku lennufirma nii-öelda olemasolu on siis veelgi olulisem, kui ta üldse on. Ma arvan, et need ettevõtjad, kes pidevalt maailmas käivad ja Euroopa ja muul maailmaga äri ajavad, et nende jaoks on selge, et
mis teil täna turuosa on, 25% on Eesti lendudest teie käes? jah, 25-7 kuskil, jah. Okei, et ma mõtlen selle peale, et noh, neljandik kukub ära, okei, mingid tulevad asemele, on ju, aga noh, tervet neljandikku sul ikkagi nagu tagasi teete, aga teie reisijatest on, kuidas täna jaotab üldse, et pooled on äri ja pooled on turism või on, kuidas see jaotus on üldse? Ütleks nii, et 60 on pigem äri, et ja 40 turism, et ja loomulikult talvehooajal on see äriklient ikkagi veel rohkem kui 60%, et nii ta umbes on, jah. Mida, me siin korraks käis see Läti jutt läbi, eks, kui Eestis lennundusest rääkida, et siis ikka samasse lausesse tuleb see Läti ka pikkida. Mis oli see, mida need lätlased tegid paremini mingil otsustaval hetkel kui eestlased, et neil on selline suur lennufirma ja noh, me oleme õnnelikud, et meil see on hästi valus küsimus. Aga ma tahan, selles mõttes, et palun öelge mulle, kas nad olid julgemad, kas nad õigel ajal vilistasid õigetele regulatsioonidele, kas nad panid hullu, panid silmad kinni ja ütlesid, jube keeruline on jah, teise ettevõtte sisse niimoodi vaadata ja midagi öelda, aga kindlasti, mis ma võin öelda, et nad on kindlasti loomingulisemad ühesõnaga, mina olin sel hetkel riigis tööl, kui see Madin käis, on ja Eesti sai trahvi või ühesõnaga nagu Eesti sai sellise laksu, mille tõttu nagu Estonian pidi pankrotti minema. Samas lätlased, kes tegelikult, noh, ütleme niimoodi, kui me paneme ikkagi võrdlema õuntega, siis lätlased oluliselt suuremas mahus toetasid oma lennufirmat, 2 korda suuremas mahus ja pääsid täiesti puhtalt. Et siis tekib küsimus, et noh, et kes nüüd siis oli idioot, et kas need, kes Euroopa Liidus asja hindasid või see, et me ise ametnikena ei suutnud seda ära kaitsta, et kus see probleem oli, et kindlasti on see lennufirmas see küsimus, et see oli selgelt nagu ikkagi nii Euroopa Liidu kui meie ametnike käes on ja et aga lihtsalt, et noh, joppas kurjamitel. Jah, ja noh, minu mure on lähtuvalt sellest endiselt see, et lennundusteema kui selline nii-öelda poliitikute ja võib-olla ka ametkondade seas on selgelt toksiline, et sellest ei taheta nagu väga rääkida, sellest tahetakse nagu eemalduda, et veel, et kui ma jah, lõunanaabreid vaatan, siis seal on kuidagi selline ühiskondlik tugi, ma ei räägin ainult nagu rahast või sellest, vaid kuidagi nagu ei no vaat see ongi see saadakse aru selle olulisusest. Ma teen, et lätlastele liiga, aga kui sul on ainult üks ettevõte, millega rahvusvaheliselt silma paista, et siis sa oledki tugi seal taga, on ju, et noh, täpselt nagu Soome teeb Nokiale, on ju. Aga soomlased samamoodi väga oma Finnairi nagu toetavad, et ka ametnikud lendavad ainult Finnairiga ja et noh, meil on natuke teistmoodi see asi. Aga me tuleme ikkagi korras tehnoloogia tagasi, et võtame selle nüüd kokku selle koha pealt, et me saime aru, et riistvara ei jõuene. Me saime aru, et Momondost ja Skyscannerist on kasu, et inimesed leiavad selle paremini oma lennud üles ja ilma selleta, noh, tõpp sama nagu booking.com on ju. Me saime aru, et pileti ostmine on tehtud järjest segasemaks, sellepärast, et on vaja kuidagi nendes otsingumootorites eespool olla ja kokkuvõttes see pileti hind ikkagi kujuneb nagu väga loominguliselt ja sinu soovitus oli, et ostke ikkagi nagu nii-öelda kodusaidilt, et kui te lennu Momondos võtte välja valinud, et siis mingi ostke kodusaidist nagu jah, et kindlasti soovitus see, et ärge võrge õunu ja pirne, vaid õunu ja pirne omavahel, et see unustatakse tavaliselt ära, jah. Aga sa tunnetad, et midagi veel on tehnoloogia poole pealt juhtunud, ütleme viimase 10 aasta jooksul, mis teie valdkonda on mingi märgi jätnud, okei. Üks on Samsung Galaxy 7 või? Mis see plahvatas? See, mida lennuks ei tohtunud. jah, see, et kusjuures näiteks siiamaani Mumbai lennuvälja check-in laua peal on suur silt, et kui sul on Samsung Galaxy 7, et siis siin on see prügikast, kuhu see panna, aga on midagi veel või? Mis te enda akupankasid välja tiritasid ka kohvritest? Et jah, ma olen ise ka natukene seda akupankade teemat uurinud, ja näinud ka neid videosid, kuidas üks akupank võib põlema minna, see on ikkagi, see on plahvatuslik, see ei ole lihtsalt niisama väike toss kuskil, et jah, nende asjadega tuleb nagu ettevaatlik olla ja kui sul on ikkagi 100 inimest lennukis, siis see üks akupank nagu maha jätta on, ma arvan, täiesti okei teiste selle nimel, et see lennureis igati turvaline oleks. Aga mis võib-olla mis on see, mis tuleb, et me oleme täna olukorras, eks ole, kus tõesti 50 eurot ongi pilet, 100 saiti on internetis, kus seda saab osta, mis edasi? Aga ma arvan, et mis tuleb, on see, et
et me kõnnime sinna lennukisse nii, et me jalutame lihtsalt, me keegi ei tülita meid. Oot, see on küll väga saate lõppu siis suur uudis. Kogu see ma arvan, et sinna hakkab see minema, et sul on olemas võib-olla tõesti mobiilis see pardakaart olemas juba ja sa jalutad kuskilt läbi. Ilma turvata sa mõtled? No selles mõttes see turva tehakse niimoodi ära, et sa ei saa aru. Viskit ja lõhnaõli ei pea ostma? Mina pean tõesti, mina juba niimoodi käin. No, läbi poe pead sa ikka minema. Ei seda küll, aga ei just see sama, et kuna ma lendan nii palju, et siis on ära optimeeritud, mis kell ma pean jõudma lennuväljale, mis kell ma tean, et ma olen seal turvas ja nii edasi, on ju. Jah, et see turva võib-olla muutub loodetavasti selliseks, kus sa jalutadki läbi, et sa ei saagi aru, et sind kontrollitakse. Et näiteks kui Stockholmist lendad Tallinnasse, siis ega keegi ei küsi sinu käest näiteks ID-kaarti või mingit ühtegi isikut tähendab dokumenti täna. Et sul on pilet, see piiksutad läbi ja jalutad ja mitte keegi ei kontrolli sinu dokumente. Et see liigub järjest sinna poole. Sinna ma arvan, et nüüd sa jätad lennuväljad ikkagi mängust välja, kelle jaoks näiteks see sama shoppingu teema on ju erakordselt oluline sissetulekuallikas, et nad ikka tahavad meid läbi nende labürintide suunata. Seda muidugi, aga sa jalutad. Et see pardashopping, see tundub küll naeruväärne jätkuvalt, et see, et osta midagi nagu pardapoest, et kas see tõesti tuleb midagi sisse? See on lennufirmale ta väga sisse ei too vähemalt meile, et see on tegelikult selles logistikafirma äri, et vähemalt meie puhul, et see, kes nii-öelda ükskõik mida siis Nordica lennukis ka müüakse, siis meil on seal teatud nagu komisjon tegelikult kogu seda cateringi, tooteid, kõike nii-öelda koordineerib siis cateringi ettevõte. Sest ega me ei saa anda stewardessile kaasa võileibu, tema ise ei tule nende võileibadega sinna, et see käib läbi teise ettevõtte. Aga eks ta selles mõttes inimesed süüa ikka tahavad lennukis ja mõni ka juua, et ma arvan, et see on ju jätkuvalt ilmselt elujõuline äri, et nüüd kas ma olen näinud ka grillahjusid, eks ole, müüakse lennu pardapoes, et sa sealt tellid ära ja tuuakse koju, et miks mitte samas. Seda pead kasutama inimeste seda olukorda, et sa paned inimesed 6 tunniks kuhugi kinni, et neil ei ole mitte midagi muud teha. Ja ta leiabki, et tal on seda grillahju vaja ja ta teeb sealt selle tellimuse ja tal on see kodus, eks ole, järgmine päev, et miks mitte. Hea küll, meie saade lennundusest on läbi. Aitäh Toomas Uibo, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala pärast. Restart. Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.